Ma olen praegu lastemajas. Üle Eesti on selliseid maju 4 tükki ja nende asukohad on salastatud, et ainult asjaosalised teaksid, kus sellised keskused on, sest siin tegeletakse väga tundlike teemadega. Siin on näiteks üks ruum, mis on mõeldud lastele hästi sõbralikuks paigaks, siin on mänguasju, siin on raamatuid, et nad tunneksid ennast võimalikult turvaliselt. Siin ruumis selline mõnus pehme asjad seintel on intervjuuruum, siin salvestatakse nendega tehtud intervjuusid ja põhjus on, et siin tegeletakse lastega, kes on sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Ja seda lugu tehes täna mind šokeeris teadmine, kui palju on selliseid lapsi, kes siia või mõnda teise lastemajja sattuvad aasta jooksul. Eelmine aasta meil oli siin 800 erinevat juhtumit sees. 800? No lastemaja sihtgrupp on seksuaalselt väärkoheldud lapsed, loomulikult ka need juhtumid, kus on kahtlus selle osas, et siis me saamegi välja selgitada, mis juhtus ja kas see on siis midagi, millega tuleks politseil edasi töötada või mitte. Igasugune piiride seadmine on täiskasvanu kohustus, laps ei ole kunagi süüdi, kui ta on sattunud olukorda, mis on tema jaoks ebamugav. Ja täiskasvanutena meil on kohustus uskuda last ja igasugusest kahtlusest teada anda kas politseile või Sotsiaalkindlustusameti lasteabile 116 111. Politsei on sellest aastast pannud rohkem ressursse alaealiste internetis seksuaalse väärkohtlemise avastamisele ja ennetamisele. Ainuüksi sel aastal on politsei üle kogu Eesti kinni pidanud üle 50 internetis laste seksuaalse ahvatleja. Neist enamus hakkab vabandusi otsima. Me oleme seda oma töös ka tihti kuulnud, et ma ju ei teinud midagi hullu, ma ju ei saanud temaga reaalselt kokku. Ma lihtsalt rääkisin seksuaalsetel teemadel. Vahel ka öeldakse, et ma arvasin, et võib-olla see teine osapool ikkagi ei ole nii noor ja leidakse erinevaid põhjendusi siis. Aga reeglina ikkagi, kui see vestlus juba selleni jõuab, et räägitakse üldse seksuaalsetel teemadel, siis see on juba seksuaalne ahvatlemine ja Eesti seadusandlus ikkagi käsitleb seda kuriteona. Ei peeta tõsiseks tõesti neid, mis on mittekontaktsed, ehk siis kus ei ole läinud füüsiliseks tegevuseks. Aga sellegi poolest me ei tohi ära unustada, et tegemist on täiskasvanuga ja teiselt poolt on tegemist lapsega. Täiskasvanu vastutab oma sõnade ja tegude eest ja ka sõnad võivad tegelikult olla kuritegelikud. Tavaline eitajate reaktsioon on, et laps ise käitus üht või teistmoodi, ise laps ju riietus ahvatlevalt ning muidugi klassika, kas siis komplimente ei tohigi teha. Jookseb piir siin selles, et kui täiskasvanu inimene siis alla 16-aastasele selgelt seksuaalse tooniga jutte räägib, pilte või videosi edastab, et seal on oluline just see, et mitte see, et sul on täna ilusad riided seljas, vaid väga konkreetse tegevuse kirjeldus näiteks, mida soovitakse siis selle lapsega teha või mida soovitakse, et see laps selle isikuga teeb. Et siin on selge piir jookseb vahelt. Kõik juhtumid ei jõua lastekaitsjateni, sest lapsed võivad tunda häbi või ehk ka elevust salaelu üle. On ka juhtumeid, kus lapsed mängivadki usutavalt täiskasvanut. Palun märgake muutusi lapse käitumises ja rääkige nendega, et asjad võivad väga kiiresti halvaks pöörduda. On soovitus nendelt, kes asjade halvaks pöördumist näevad 100 kordi aastas. Tuleb olla usalduslikus suhtes oma lapsega, kui vähegi võimalik on, et kirjeldada neid ohtusid. Millised ohud internetis võivad levida, võtta vastu ka laste nii-öelda kurtmised või kui laps ikkagi räägib mingist murest, mis ta internetis on näinud, mis temaga vesteldud on, siis tasub seda uskuda ja kindlasti mitte ette heita või kuidagi hukka mõista seda last. Kõige lihtsam on märgata muutust lapse käitumises, et kas on õppeedukus muutunud, on ta rohkem üksinda jäänud, ei ole enam huvitatud sõpradega suhtlemisest või huvitegevusest. Et kui on märgata ikka sellist drastilist muutust oma lapse käitumises, õpetajad märkavad seda, et siis tasub juba minna lapse juurde ja luua taga selline kontakt, et aru saada, mis on juhtunud, miks ta käitumine on muutunud.